Vaadates on näha, et Silmet omale kõvasti väravahte vaenunud oma duubelvõistkonnast, näiteks Viktor Kuusev, kes mängu alustab ja samuti ei olnud tal mitte mingit survet peal. Teine Kuusev siis tõuseb, lööb ja tõrjub. Kippari on palli taga ja Gennadi Žukov ka. Gennadi Žukov otsa ja Mark Boskin vastas. On väike esimesi mänge, vaatame, kas siin kaks noort esimesi mänged, üks tasub teise peale. Ma vaatasin, kuidas praegu inimesed tribüünil võtsid peast kinni. Noh, juhtub ikka ja vaatame, Kippari lööb ja Boskin ei suuda tõrjuda ja Kippari avab skoori, ehk siis Silmet läheb. Tema vastas on Andrei Nazarov, ka suur kuju. Kaugelt löök posti ja uuesti Kippari. Vaba ruumi lööb ja seekord Boskin saab kenasti palli kätte. Titsinok saab tõusta. Otsustab minna ise, vaatame, kas lõpeb löögiga ja lööb ära. Lööbki ära, vaatame. Vaatasin praegu, et mida tegid Vassiljev. Kibe võitlus käib, kui Vassiljev jääb palli endale ja Kuusev uuesti kaugel Põstrov, vaatame, lööb ja ongi kaugelt löök ja ongi sees. Üsna kergelt, vaatame korra uuesti tehtud, vaatame korraks selle momenti üle. Pall põrgab talle ja kaua mõtlemata ta lihtsalt lükkab, või ta mitte lükkab, mis lükkab, taob sisse ja Mark Boskinil ei olnud seal mitte midagi teha, seal oli Igor Vassiljev ühe nurga suhtes ja teise nurga suhtes kattis löögi, ma ei näinud, kes täpselt, aga ja posti, mida momente siin paar minutit. Nazarov. Keskel Žukov, ja mängitakse päris hästi, löögile ei realiseeri, ulme moment oli 4-5 koos. Põstrov, hea löögi võimalus ja taob ära, et siin ei olnud ka varianti, et vaatame korraks moment uuesti üle, et Sorokin läheb mängleva kergusega mööda ja lüüaksegi ära. Et mängleva kergusega Artur Uljevist mööda, vaatame. Titjanok. Löög, mida lööki? Pamm! Viktor Kuusev justkui jäi tukkuma seal väravas. Tolmušinistov mängu enda peale võtta. Kaotab hoopis palli, Vile vaikib, vaatame Štüf ja tema vastas on Kuusev ja see on 6-2, ei ole. Ei kavatsegi tagasi väravasse minna. Tõrjub Viktor Kuusin, kaugel Štüf ja koos Sireeniga läheb see löök. Mäng lõpeb, Viimsi jääb seekord peale 5-2.